Tere õhtust ja laivis nüüd olengi siis mina ja ma loodan, et varsti minuga liitub siia ka Anneli, kes tuleb siis täna koos minuga tegema sellist toredat vestlusõhtut. Räägime lümfist, räägime detoksist, räägime tselluliidist. Anneli on lümfiterapeut ja ma usun, et täna tuleb päris põnev selline hariv, võib-olla ka natukene lõbus, võib-olla ka natukene mõtlema panev, aga see on see koht, kus naistepäeva eel me räägime hästi puhtalt naiselikest muredest, naiselikest probleemidest, sest pange tähele, selle üle muretsevad tõesti ainult naised. Nii et mina siis ootan siin rõõmsalt, millal Anneli tuleb ja teatab, et ta tahab ilusasti eetrisse ennast koputada. Annan talle natukene aega. Uus asi, noh ikkagi laivi tulek. Aga seniks, kui sa veel pole... nii, kohe ma vaatan, kas mul ka õnnestub. Oh, vau, nii. Nüüd vist oleme. No nii, ära vee alt. Ära vee alt ja kohe siis vaatame, kas Anneli tuleb ilusasti siia koos minuga paralleelselt ekraanile. Ja siis me juba jookseme koos temaga seda õhtut tegema. Nii, aga seniks kuniks ole armas, pane veel enda küsimused siia kommentaaridesse ja kui sa oled juba nad saatnud, see on väga, nii, nüüd vist hakkab õnnestuma paremini. No nii, ma ütlesin, et teinekord tehnikat tuleb ilusti paluda, siis ta tuleb ka vastu. Absoluutselt. Tere! Just. Ma siis lõpetan selle lause, et kui sa veel pole oma küsimust jõudnud postitada või mulle saata või sinna kommentaaridesse alla kirjutada, mul on parasjagu ilusasti lahti see, kuhu te neid saatsite. Ja mina siis tutvustan Annelit. Õigemini ma annan Annelile hoopis sõna, las tema tutvustab ise ennast. Eile me juba korra proovisime seda sellisest mini-eetri versioonis teha, aga ole armas, räägi, kes sa oled ja mis sa teed. Et tere teile kõigile siis, et olen Anneli Appanen, olen Pärnus lümfiterapeut, töötan Mediplusis, teen nii lümfiteraapiat kui ka mõõdan kompressioontooteid ja müün kompressioontooteid ja teine et nahahooldust ja kõike selliseid asju. Et selliste põnevate asjadega ma tegelen. No oota, räägi see nahahooldus veel natukene 3 lausega ka veel lahti. Et see kõik on tore, kompressioontooted on toredad, aga siin on niivõrd, kuidas ma ütlen, teadmiste himulised naised kõik koos, et võib-olla sa siis ka natukene avad, mida sinu juures või mida sina õpetad? Mina õpetangi spa-teenindajaid, kes teevad ära kõik need vannid, parafiinid, igasugused kehahooldused, massaažid, näohooldused, jalgade, kätehooldused, et terve, mis kõik puudutab inimese teenindamist ja tema heaolu. Vau, nii et me jätsime siis kõrva taha, et seda näovärki me siis räägime jälle Anneliga mõni päev, eks ju, võib-olla isegi teeme koos ühte ägedat töötuba. No nii, aga lähme siis selle teema juurde ja ma saatsin sulle juba muist küsimusi ära ja mõned küsimused, ma vaatan, et siin tulevad erinevast kanalist sisse, küll ma hoian neid pilku peal. Kuule, aga räägiks kõigepealt lahti, mis asi see lümf üldse on. Me räägime temast palju, me räägime temast detoksi ja tselluliidi ja igasuguste, ma ei tea, tursete ja muude hädade ja keha ja nahahädade puhul. Mis asi see lümf on? Et noh, eks ta meil ole üks kehavedelik. Et samas on ta paralleelselt, nii nagu on meil vereringesüsteem, on meil olemas ka lümfisüsteem. Lümfist on muidugi küll vähemat aega räägitud kui vereringest, aga viimasel ajal ta on ikka tulnud kogu aeg päevakorda ja alati kevadel, kui kõik tahavad ilusad ja kenad välja näha, siis tuleb jälle ta uuesti võetakse ikka üles, siis hakatakse jälle igasugust asja küsima. Aga üldiselt on siis
Lümfisüsteem, nagu ma ütlesin, paralleelne siis ütleme vereringesüsteemiga, aga tema, ütleme, lümfiterapeudid iseenesest kutsuvad seda lümfisüsteemi selliseks kanalisatsiooni torustikuks, et mis peaks meist välja viima kõik halva. Et kõik need, ütleme, et miks ongi tähtis, et kõik need ainevahetus ja need jääkainete produktid ja kõik tulevad siis meil läbi lümfisüsteemi, töödeldakse ära, halvad lähevad välja, teised lähevad jälle vereringesse tagasi, kõik hea ja vajalik. Et need. Et niimoodi ta siis meil toimib, aga temal on lihtsalt suur vahe vereringega on see, et kuna vereringel on olemas pump, süda, mis meil lööb ringi, siis lümfiringel seda ei ole, sest tema hakkab ju umbselt näpuotstest, varbade otsest ja tuleb järjest ülespoole. Ja tema tööd nagu aitavadki nagu liigutada see meie enda lihaspumbad on ju, et see ongi see, et me peame ise hästi füüsiliselt aktiivsed olema, see lümf meil paremini liiguks. Ja muidugi aitama kaasa ka igasuguste toitumistega, et kõik see elustiil on kõik lümfiga hästi seotud. No nüüd lümfisüsteem... No? Räägi edasi, vabandust. Et ei ole midagi, et lümfisüsteem iseenesest on selline laisk süsteem, et teda peab inimene ise liigutama, aitama rohkem. Et hästi palju on inimesel endal teha, et sellepärast ongi ka need tselluliidid ja jääkainete kuhjumused ja mis meil kõik on. No vot siit ma tahtsingi sujuvalt minna edasi selle kuivharjamise juurde, sest et ma arvan, et kui me seda eetriraasukest teile korra tegime, no siis kõige popim asi oli muidugi hari. On sul harjad kaasas? Näita! On. Et minul on üks selline hari, et see on selline mugav, et naturaalharjastega kindlasti, et ta ei tohiks olla tehisharjastega, et need tehisharjased on sellised, et nad hakkavad murduma ja siis me võime teha enda nahale sellist mikrokahjustusi, et mida kindlasti ei tohiks sulle tekkida. Et see, siis on selline bambuskiududest selline kinnas, mis on selline päris hea nagu pesukinnas. Vot see on mul ka. Minu harja ei ole, minu on kinnas. Tahtsingi küsida, et kas kinnas on okei. On. Ja siis, mis minule endale väga meeldivad, on need samad. Nende karedusaste on väga hea. Et nendega me ei saa enda nahale liiga teha, et kui inimene hakkab nendega ennast harjama, siis tema endal liiga sellega teha ei saa. Nende harjastega võib endal, et kui sa ei oska, ei tea sellest anatoomiast ja sellest, et siis sa võid endal liiga teha tahtmatult. Et kindlasti õudne aktiivsus läheb üles ja kõik hakkavad marudalt harjama, aga me ei tohi enda nahka kahjustada. No vot siit kohe ka veel üks küsimus, aga kuidas on võimalik harjamisega endale liiga teha? Surve ja ütleme tugevusega. Üks on see, et kui tugevalt seda harjad on ju. Ja teine on see, et suunad. Vot, räägime selle suunaloo ära, sest et vaata naised on ju. Ja, naised on täpselt nii, et kui kevad on käes, siis aina tugevamaks läheb see tempo, surve, pingutused ja igasugused muud pealehakkamised. Nii, räägime nüüd sellest suunast. Et suunaks on ikkagi see, et absoluutselt, et kõik on, ütleme, käe pealt tuleb üles õla peale. Tõesti on näha, on ju. Et näppudest õla peale. Ütleme, kõhu peal on, töötleme ka niimoodi soole liikumissuunas käib see silumine. Ja jalad lähevad varvastest ülesse puusani. Oota, ma küsin nüüd üle maakeeli. Et soole liikumise suunas, kas see on päikese järgi või? Kellaosusti suunas? Õige. Hakkab paremalt poolt alt ja liigub siis üles, rindade alla peaaegu, siis risti üle kõhu ja teiselt poolt alla. Niimoodi käib.
et kui teate, kui on väiksed lapsed, et siis, kui neid gaase, et siis on ka hea tehakse Sa mõtled paikamist. päris niimoodi, kui on titakestel kõhugaasid, et Ja. täiesti samamoodi võib karjata, just, et äge. Nii et kõigil, kellel on beebid, siis jätke meelde, et ka nemad võib täitsa vannituppa kaasa võtta või saab ju ka Ja, niisama, eks ju. absoluutselt. Ütleme vanemad, ma tean, et vanematel tuleb ta automaatselt, aga miskipärast, kui hakkad endal tegema, siis oma soolde suund läheb nagu teistpidi tihtipeale. Jaa, kipub vist küll. Et enda peal nagu unustame seda asja ära, on ju. Et need. Ja muidugi teine asi, miks meil on ju seda keha on vaja harjata, see harjamissüsteem on ju. Et kindlasti on neid, netis on neid skeeme ka üleval. Aga jälgida kindlasti, et ongi harjamine, sa harjad siit ülespoole, õla peale. Kas see on hästi oluline ka, mis liigutused need on? No, kas... Ta on ikkagi rahulik, et sa kõigepealt võtad selle üünarnukist õlani ja siis võtad alt üles, et kõigepealt eest ära ja siis teisega järgi kohe. Ja surve, et see tugevus on tegelikult, ütleme, kui me nüüd teeme nüüd niimoodi, et liigutame, panete käe naha peale ja te liigutate seda nagu seda nahka pealt aluspinna suhtes, et ei tee haiget. Et selline rahulik harjamine. Et sa nagu proovid nagu naha ülemist pinda nagu natukene liikuma panna, eks ole? Jah. Sest et see, mida meie saame niimoodi nagu turgutada, see lümfisüsteem, on see, mis on siin naha all ja lihaste peal, see vahekiht, et kust me saame seda vedelikku aidata ka liikuma. Et see on see. Et võib tugevamini harjata reie peal, kus on selluliit, sealt võib natuke, aga kõik surved on alati ülespoole. No vot, räägime veel selle koha läbi, sest nüüd inimesed küsivad sellist asja, on küsinud. Kas seda harjamist võib teha ka koos koorijaga või koorimine ja harjamine on kaks eraldi protseduuri? Täiesti kaks eraldi protseduuri. Aga koorida võib ka ikkagi sellise süsteemiga, et sa jälgid lümfisüsteemi. Lümfi liikumise suunda. Ehk siis me teeme kõike ikkagi lümfi liikumise suunas ja jällegi see on alati alt ülesse, et jäsemed pidi siis nii-öelda tselluliidi kolde poole ja näppudest jälle selle tselluliidi kolde poole, nii et ühesõnaga tuleb ikkagi jäsemest sinna, kuhu ta kinnitub, on ju. Ja kõhtu teeme siis päikese suunas. Kas koorimine enne, harjamine pärast, harjamine enne, koorimine pärast? Noh, koorimist võiks teha nädalas korra, on ju. Ja seda me tavaliselt teeme õhtul kas saunas või duši all, on ju. Aga seda kuivharjamist, seda peaks tegema igal hommikul. Ja enne duši, on ju? Või pärast duši? Ei, pärast duši. Õige. Räägime selle kohaga lahti. See on nii... Palun, räägi see koht lahti. Et see on täpselt see, et kui me käime duši all ära, on ju, laseme keha ära kuivada ja siis harjame, see on õige. Aga kui me nüüd ennem, ma tean, et osad teevad, harjavad ära ja siis lähevad duši alla. Aga see, kui me oleme nüüd endal selle lümfisüsteemi üles nagu ergutanud, me läheme duši alla ja kui me just pea peal ei käi duši all, siis pea peal olles see oleks õige, et siis tuleb vesi ülevalt jookseb alla. Et me nullime oma selle harjamise töö ära. Nii et ma saan sust nüüd õigesti aru, et me kõigepealt koorime, siis peseme, siis harjame. Veel parem, kui me naistepäevaks tellime vinge vannitoa remondi, laseme selle laest alla tuleva vihmaduši endale sinna ülesse seada, on ju? Ja siis teeme täpselt nii, nagu juhatab, eks ju. Sest et jah, et kui sa oled selle lümfisüsteemi nagu üles ergutanud, on ju, ja kui sa lased siis endal duši peale joosta, siis see läheb, nullime oma töö lihtsalt ära. Et kui me tahame endal toetada lümfisüsteemi. Ehk siis seesama duši koht, et hästi oluline, et ta ongi täpselt
täpselt ülevalt alla, mitte nurga alt, mitte, ma ei tea, seal kukla tagant, vaid otse lagi pähe. No ikka, see on Nii. kõige mugavam, siis ta jaotab ilusti. Ja nüüd ma loen sulle järgmise küsimuse ette. Küsib Liis, et kas see on ka oluline, kas alustada paremalt või vasakult poolt? Võiks alustada paremalt poolt. Nii, Ja kuulsid ära. enne kui hakkate seda harjamist tegema, siis oleks hea tegelikult siit kaela pealt silitada õla peale. Parem pool ja siis vasak pool. Et alustame paremalt, siis vasakult. Jah. Et kõigepealt äratamegi siit üles need suuremad lümfisõlmed. Mis see ergutab lümfisüsteemi ülesse kõigepealt kohe. See on üks põhikoht, kuhu kõik need lümfisüsteemi jookseb kokku. Äge. No nii, aga siis meil olid veel küsimused ja me korraks võtamegi need ette, et ma ei tea, kas nad on sul ka ees, ma osa juba saatsin sulle ära, aga kohe ma võtan teise akna ette, et siis on nagu olemas. Kuidas toimib inimese lümfisüsteem, kellel on mõni lümfisõlm ära opereeritud ja millega peaks masseerides, kuid harjades siis arvestama? Kui mõni lümfisõlm on ära opereeritud. Et kui on olnud nüüd selline asi, et on eemaldatud mõni lümfisõlm või on tehtud kiiritust või mis iganes on ju kahjustatud lümfisüsteemi on ju, et siis tegelikult peaks pöörduma enda selle lümfiterapeudi poole ja ta näitab ära need, see on nii individuaalne, et igal ühel tuleb nagu erandi. Et niimoodi saab aidata, et aga lümfiterapeut oskab täpselt ütelda, kes tema ka nagu tegeleb selle lümfiteraapiat teeb. Ja see on ääretult individuaalne asi, eks ole ju. Sest mis on ühel ei pruugi olla teisel. Jah. Nii, võtame järgmise. Kuidas mõjutab tee joomine lümfisüsteemi? Vesi ja lümf, need käivad käsikäes ikka kohe. Et kui meil nüüd ütleme kehas tekib vedeliku kadu või vedeliku vaegus, siis meie lümfisüsteem ka kohe aeglustub, lümfisüsteemi töö aeglustub. Et lümf vajab oma liikumiseks vedelikku. Et see aitab hästi palju kaasa. Et kui lümf on ju vedelikku meil organismis ei ole, lümf ei liigu, siis järelikult võib meil tekkida organismis põletikud ja hakkavad tursed tekkima. Et koguneb lümfivedelik ja tekivad tursed. Mina laiendaks veel ka seda momenti, et mitte lihtsalt vee joomine, vaid ka õhuniiskus ja näiteks mina olen täiesti, kuidas ma nüüd ütlen, ohver, kui ma satun pikemaks ajaks mõnda korterisse või viibin mõnes korteris, kus on siis keskküte. Mina ise elan ahjuküttega majas, mina ei kavatsegi seda süsteemi muuta ja mina ei suuda. Hommikuks ma olen nagu kõrvits, seepärast, et ma ühes korteris isegi vaatasin, see oli see ülitark maja ja õhuniiskus oli korteris 25%, et see on mõrv. 55 on alampiir ja meie põhiline vesi, mida ma olen ka siin rääkinud loengutes ja töötubades, me hingame vett sisse, me mitte ei joo, vaid me hingame vett sisse ja keha ütleb kohe nii, seda on meil niigi vähe, hoiame kõike kinni ja muidugi lümf on kohe esimene, kes kannatab. Nii et pane tähele, et võib-olla kui sa jood regulaarselt oma 2-3, ma ei tea, kes mitu liitrit on ju, siis tegelikult vaata ka oma korteris või oma elamises õhuniiskust, et see on isegi olulisem. Et nüüd täpselt sama, et mul tuli meelde, et oli üks küsimus, oli ka selle lümfi vesi, issand jumal, mis küsimus. Kas sa mõtled turses ja valusad alad kehal või? Ei. Saun. Saun ja tursed. Et need on, kellel on nüüd tõesti need probleemid on ju lümfiga, siis ega ta ikka ei taha sellist kuuma sauna. Aga mina ei ütle, et ei tohi üldse. Kõike võib, kui sa oskad.
seda teha, on ju. Kõiki asju tuleb teha, aga mõõdukuse piirides, absoluutselt. Et ei ole sellised, et kui ma tunnen, et mul on paha selle kuumaga, siis ma ei lähe sinna, on ju. Ma ei istu seal. Et natukene kindlasti võib. Kuule, aga kas ma sain õigesti selle Haraka jutust aru, kes tõi mulle nokka otsas selle väikese info, et sina oled meil täitsa siukeste kas saunarituaali õpetaja või mis plaan teil seal nüüd Pärnus oli? Nii, räägi ära. Jah, on küll, et töötasin kunagi Estonia Resort Spaas, on ju, ja seal sai välja töötatud selline huvitav asi, et saunapäev, mis toimub siis iga kuu esimesel esmaspäeval. Et teeme seal, meil on saunamees, kes tutvustab saunarituaale ja räägib saunakommetest ja teeb vihklemist. Ja nüüd siis ma siis Pärnumaa Kutsehariduskeskusega siis nende spaõppe õpilastega käime siis, teeme seal kehakoorimist ja samas ka mudamähist kohe. See on nüüd korra kuus. Väga kes satub Pärnusse, siis maksab tulla alati iga kuu esimesel esmaspäeval. Sa tahad tegelikult öelda, et me peaksime õppima saunas käimist, mitte lihtsalt, et ei lähe täpselt nii. See on väga oluline. Aga see on hea koht, et Pärnu on niigi väga lahe linn, et miks mitte, see oli siis iga kuu esimene esmaspäev, jah? Jah. Iga kuu esimene esmaspäev. Et õhtul kella 5 on siis saunad lahti ja siis on kohe võimalus. No ma siin väikese saladuskatte all teen ka siis juba siukest eelreklaami. Ma loodan, et me saame sinuga kaubale. Mul on nimelt plaanis siis on tulemas aromiteraapia süvakursus ja selle raames on siis suvel meil laager, kus me teeme igasuguseid asju. Aga see toimub väga põnevas kohas, kus on olemas selline asi nagu koopasaun, naiste koopasaun. Ja kuna see on päris hea ja mahukas, siis ma loodan, et sa juba ütled eetris jaa, et sa tuled sinna ja näitad ja õpetad naistele korralikku saunas käimist. On ju? Ma kohe ootasin, et sa ütled jaa. Ja ma pean kindlalt teadma, mis kuupäeval see on. Ma klampitan sinu kuupäevade järgi, sest ma kohe tahan võimalikult sinna... kiiresti tean. Ja see on juulikuu. Nii palju ma võin ette öelda, see on juulikuu. Juuli. Ja, juuli, just. Et seal me siis korjame taimi, seal me korjame ja teeme igasuguseid asju. Et nõia juures see toimub, nõiad on kõik kaasatud, nii et adekvaatsed nõiad. Luud tuleb ka kaasa võtta siis. Luud peab ka kaasas olema. Me teeme need luuad, et seal on ümberringi igasuguseid iidseid tammesid ja värke ka, et saab korralikud vihad veel kaasa teha, kellel kodus saunad või tahavad sellest osa saada. Kuule, aga lähme siis võjuvalt edasi, nii et lümfist on meil nagu suht ettekujutus olemas, aga räägi sina nüüd nahaprobleemide õpetaja. Mis asi see tselluliit ikkagi on ja mis seos on tal siis selle detoksiga ja jääkainete ja kogu selle muu prahiga, mis me tahame kehast hirmsasti välja viia? No, mis see tselluliit on? Eks ta tegelikult on, me oleme harjunud, me kutsume seda tselluliidiks, apelsiinikoore nahaks on ju, tselluliit iseenesest on ju bakteriaalne põletik. Aga see apelsiinikoor, see ongi rasvarakkude kogunemine ja vohamine naha all ja siis ta hakkabki need jääkained ja lõpuks takistab lümfivoolu ja vereringevoolu ja tekivad igasugused muud kahjustused ja see ainult kasvab. Kui sellele tähelepanu ei pööra, siis ta kasvab. Et seda peab ohjeldama. Ja see on see, ja tema kasvu... Nii? Et tema kasvu põhjuseks tegelikult on see rasvkudejuga ise. Ehk mida suuremaks ta hakkab minema, seda rohkem ta pigistab seda lümfiringet kokku ja põhimõtteliselt nagu nõiaring on ju. See on nõiaring, aga ütleme, meil endal on selle väga ütleme noored, kes on sellega väga kimpus on ja, aga nad teevadki, nad on igapäevaselt teevad seda kuivarjamist, nad teevad igasuguseid mähiseid, teevad massaase, teevad kuppe,
kannavad kompressioontooteid, et jumala pärast, et see ei läheks hullemaks. Sest et üldiselt on jah ta niimoodi, et kui noh, ütleme, elustiilid ka aitavad väga palju kaasa. Et täpselt sama see vähene liikumine, hapnikuvaegus, organismis veevaegus, kõik need, söömine, see on niivõrd tähtis kõik, et see kõik mõjutab seda. Et sellepärast on meil endal võimalik teha midagi. Kuule, aga mida see tselluliit kõige rohkem kardab? Ehk mida me peaksime talle kindlasti pakkuma, mida ta kõige rohkem kardab? Eks ta kardab režiimi. Ai, järjepidevust või? Pagan. Ja. Seda ma arvasingi. Seda ta kardab. Aga üks muidugi selline natukene rõõmustav on see, et näiteks, et peale siis menupausi siis selle vohamine lõpeb. Et sinnamaani ta praktiliselt kasvab, aga kui meil ülemine... Vaata, ma tulen varsti sinu juures, me räägime sellest menopausisest ja vohamise lõpetamisest ja tule ütle seda minu tselluliidile ka, palun. Ja, ta ei taha aru saada. Ta ei usu, ta veel ei usu. Sest ma vahest näitan talle passi ka ja seda sünniaastat ja ta ütleb, et ei, mis asja, 25 ja laseme edasi. Okei. Kuule, aga tegelikult ma mõtlesin, et... Nii? Jaa, see on täpselt see koht, aga mida ta kõige rohkem kardab, ma mõtlen nüüd jälle selliseid protseduure, et järjepidevusega me saime nüüd ühele poole. Muide, väike nipp. Te võite nüüd oma järjepidevust, kes nüüd kuulab, te võite seda testida. Et kui sa võtad teepuu, kui sa võtad piparmündi, kui sa võtad talihali, võtad näiteks eukalüptiõlid, muusutad nad läbi ja kui sulle mitte ükski ei meeldinud, siis ole hea, mine pane endale mõne hea spetsialisti kuur kirja, sest et järjepidevusega on sul pahasti. Aga kui sulle need õlid meeldisid või vähemalt pooled olid siis sinu nina poolt aktsepteeritud, siis asi pole lootusetu ja sa võid sellega ise ka hakkama saada. Nii et ühesõnaga, kui kampriliste õligruppidega oli pahasti, siis pane endale kuur kirja, sest et vähemalt on kohustus käia, kui on raha makstud, on. Aga kui nendega on kõik hästi, siis võib tõesti omal käel seda kõike hakata ette võtma. Aga räägi korraks tõepoolest, et kui nüüd spetsialist, aga mida siis nagu otsida, et on LPG-sid, on pressoteraapiaid, mina siin mässan nende mähistega ja igasuguseid muid asju, no kupud kaasa arvatud. Et kuidas sina neid nagu järjestaks või mis vahet seal on või see sõltub ka seisundist? See sõltub ka suuresti seisundist, on ju. Aga ta tahab ikkagi, et töötleks seda kogu aeg. Et ta oleks selline nagu ühtne kude. Et ta ei oleks selline mügarik. Et vaata, kui sa enda ise ka käid, on ju, et jalakuju on ju, kui sul on sellised mügarikud, ei ole väga ilus sul, on ju. Et sellepärast oleks hea, et sa kogu aeg teda nagu ühtlustad, et milleks ongi kõik need LPG-d, et seal on ka ju täiesti need, ütleme, see vaakumiga saad, tõmmatakse rullituga ja päris väga head tulemused on ju. Aga see on ka järjepidevus. Sa pead seda kogu tegema. Et nii kui sa lased tal natukenegi et lähed ise lohakaks, siis ta kohe hakkab ju tegutsema. Et niimoodi meil kõik pahad asjad. Ja mul oli endal ühel koolitusel oli üks väga kihvt seltskond ja seal oli ka üks meesterahvas ja ta ütles, et vaat see tselluliidi värk, et kuna ta on naistel, siis teda peab ka kohtlema nagu naist. Ta tahab kogu aeg saada tähelepanu ja see ei ole nii, et kuu aega teed mingit kuuri või 2 nädalat koorid või ma ei tea, seal harjad iga päev. Ta tahab kogu aeg saada tähelepanu, nii et naiste värk, naiste suhtumine on ju. Kuigi teda on ka meesterahvastel. Mul on päris mitu klienti, aga meestel on nagu lihtsam, nemad nagu alluvad režiimile paremini. Kui ütlevad, et ei tohi, siis ei tohi, on ju. Jah, aga meil on siin igasuguseid... Meil on igasuguseid agasid.
Kuule, aga siin ma korraks loen ka ühe kommentaari veel, mis tuli, et Liis kirjutab, et tema tütre kogemus kunagi oli rasedumisvastane plaaster, ka ei aidanud absoluutselt midagi, regulaarne trenn, ainult siis tsellulid kadus, kui plaastrit enam ei kasutanud. Aitäh sulle, Liis, tegelikult selle kommentaari eest. Ma tahtsingi tegelikult selle hormoonide teema ka korraks siia sisse tuua, me küll ei lähe sügavuti, aga kuna oli ka üks küsimus, et kas näiteks kilpnäärme alatalitus või ära opereeritud kilpnääre, kas see ka mõjutab lümfiringet ja nii edasi? Loomulikult mõjutab, et lümp on väga seotud ju meie kõigi nende hormoonidega ju. Ja ikkagi inimene on tervik, et mingisugused häired tulevad, et keegi, et miskipärast oleme me tervikud ikka, et loomulikult mõjutab ja täpselt samamoodi nagu siin oli see plaastriga on ju, et need plaastrites on ka ju, ütleme, hormoonplaastrid, et ta peaks mõjutama seda hormonaalset tasakaalu, et sa lihtsalt ei rasestuks, et vältida rasestumist. No ja ta paiskab ju meile siis sinna hormoonide taset täiesti segadusse viib. Aga see viib meil terve organismi segadusse. Ja paljud osadele nagu ei sobigi need kõik. Et sellest tuleb ka endale õige see hormoon leida või see õige see plaaster või tablett, mida võtta. No vot, see on ka selline hästi individuaalne teema, on ju. Siin mõnda aega tagasi sai ka hormoonidest tehtud eeter. Ma olen ka rääkinud, see on YouTube'i kanalis üleval, kus ma olen rääkinud östrogeenist ja xönoestrogeenist. Vaat see on nüüd see kaasaja hästi valus koht, seepärast, et kuhu veel keha saab ära peita seda, millega ta ei oskagi toime tulla. Et seesama see xönoestrogeenist, see on see kõik, mis meil, see keemia, mis meil tuleb esiteks ihuhooldustoodetes, nii et ole hea hoolega, loe silte ja kui sa neid aineid ei tunne, siis palun ära määri neid endale peale. Sest sinna rasvkoe sisse on väga minna peita, seal ainevahetust ei toimu, on ju, seal vereringet, nagu me juba ka tõdesime, et ei toimu, sest et raskude ise paneb selle kinni. Ja vot siis tekivadki need probleemid, et ongi väga raske tast jagu saada, kui sa kogu aeg veel ka peale määrid, nii et vaata ka tselluliidikreeme ja igasuguste muude asjade, vot muide, igasuguste muude asjade juurde. Kuule, aga ma siin mökerdasin ühe kooria kokku, et me sinuga eile rääkisime, on ju. Ja siis ma jäin seda teemat mõtlema natukene, et kohvi kasutamine koorias. No mina küll kasutan, ma näitan kohe ära, ma võtsin siia 2 asja kaasa. Mina joon padjakohvi. Ja vot kui me siit teeme selle lahti, siis ta on niivõrd peenikene puru, no ma ei tea, kas seda on nüüd eetris näha ka, et ta on kohe siuke nagu tolmujas. Ja mina veel kuivatan ta ära, et see on nagu okei kooriasse panna. Aga vot kui sina teed kohvipaki lahti ja uhad sealt nagu seda kooriasse sisse, siis ma arvan, et su kanalisatsioonisüsteem, mitte nüüd keha oma, aga nüüd see päris kanalisatsioonisüsteem, et see võib nagu otsad anda. See ei ole eriti õnnelik. Ja seal ei ole mitte see, et need kohvipurukesed ummistavad ära, aga vaadake, see kohvipuru on tegelikult hästi rasvane ja ta sisaldab õli, korralikult õli ja vot ta ummistab nagu mitte ainult siis enda purukesega, vaid ta ummistab just nimelt tänu sellele rasvale, mis ta siis hakkab sinna koguma. Aga ma ei võtnud pulbrit kaasa, aga mina kasutan punast savi. Mulle tohutult meeldib punane savi, mina armusin temasse mõnda aega tagasi ära. Ja vot minu koorijad on kõik selle, nüüd ma panin siia muidugi selle kohvipuru ka sisse ära. Minu koorijad on kõik sellised, punase savilised. Esiteks on ta, ma ei tea, põletiku vastane ja ma ei tea, tont teab mille vastane veel, ma sellest räägin mõnikord pikemalt, mitte punasest savist ei olnud täna eeter, on ju, vaid nimelt on selles, et ta välistab siis nende mikrotraumade tekke. Ja sellist koorijat võid sa sõna otseses mõttes kasutada üle keha, minul on tehtud ta suhkru põhjal ja siia on siis lisatud, ma ei saa lõhna edasi anda eetri kaudu. Ma võtan mõnda töötuppa seda kindlasti kaasa, aga mina olen siia sulatanud kakaovõid. Nii et kui sa
kujutad nüüd ette seda kohvi ja siis seda kakao või lõhna, siin sees on veel natukene kaneeli, et mina täitsa lausa kohe olen valmis seda sööma. Aga et ma seda ära ei sööks, siis ma leidsin hiljuti Maxima poest ühte jumalast kihvti soola. See on juba ürtidega ja ta on mõnusa peenjahvatusega, nii et mina olen seda ka sinna sisse uhanud natukene. Ta tõesti ei ole mitte selline jämedateraline. Et ma seda soola juba tunnen tegelikult ammu. Ma kasutan teda toidu valmistamisel, et võt, issand, et ma ei tea, kas nüüd on näha, eks ju. Äge, ma oskan niimoodi käsi väänata. Et võt sellise asja võid sa vabalt ise kokku segada, sellepärast, et okei, kui sul ei ole kakaovõid ja väga kahju, kui sul ei ole kakaovõid, siis sa võid panna tilgakese suvalist õli ja siis tibakene vett. Peaasi, et see konsistents tuleb selline, et minu oma hetkel natuke kuiv, mina siis, selline on ta siis praegu. Mina lisan pärast siia veel natukene vett, et on mõnus võtta näpuga ja siis sellega nagu edasi minna. Ja teine asi, kuna mina olen mugav ja järjepidevus, kui mul ka nagu ta on, siis mina olen selle punase savi veel seebi sisse ära suletanud. Nii et siuke, kaks mõnus, see oli jälle see kaneelilõhn on ju, mis käis, et ma vabandan siis selliste emotsioonide eest, mida ma ei saa teile eetri kaudu edasi anda. Nii et ühesõnaga, sa võid selliseid käepäraseid kooriaid täiesti ise teha. Ma tean, et sinul on ka päris head retseptid. Anna tuld, anna kas või üks. Anna kas või üks ja minul on põhiline asi, mida mina kasutan, on sool. Aga millist soola sa kasutad? Ma tean, ma kas mingit Himalaia soola või meresoola et vastavalt mitte seda päris jämedat, et natukene peenem, et oleneb see, et kui teravat elamust ma tahan nüüd on ju. Aga tavaliselt on selline ikkagi selline peenem, et mitte päris peen, et näo peale ma muidugi ei pane seda on ju, et näole ma teen hoopis eraldi, et kunagi me peame ikkagi selle näo teema üles võtma siis järelikult. Aga jah, et soola, siis võib panna näiteks kas mett panna või panna kookosrasva ja muidugi siis, kui tahad lõhna endale juurde, siis palun väga, eeterlikud õlid on, see maailm on ju sinu päralt. Absoluutselt. Ja kui tahad selluliidega võidelda, siis pane kindlasti roosmariini sinna sisse. Ja pane kindlasti kreipi ka, seepärast, et rosmariin ja kreip kahekesti teevad ikka imelise töö ära. Aga siin just veel ka Arelin kirjutas juurde, et purustatud Himalaia soola ja meesegu ja võtab muidugi eeterlikud õlid. Nii et tegelikult see ongi täpselt nii, et käi köögis, tee ringi ära ja korja sinna purki kõik kokku ja muudkui aga sega ja põhiline on see järjepidevus on ju. Mina annan veel ühe nipi, et minule meeldib selle kooria sisse, me vanasti tegelikult tootsime kooriaid, me praegu sellega ei tegele, seepärast, et siin see koroona tegi ka omad, aitas natuke prioriteete seada, aga mitte nüüd sellest ei taht ma rääkida, vaid sellest, et tegelikult on olemas veel üks jube kihvt asi, tooraine, nimega purustad või tähendab pimpsikivipulber. Vot see on vinge asi, ei ummistada sul mitte midagi, ta on piisava jahvatusega, nii et kui kellelgi on soovi, siis meil on veel seda kõvasti järgi. Nii et kirjutage saab siin kotikestega laiali saata, et see on tõesti väga kihvt asi. Et mina ütleks veel selle kohta, et ütleme neid, kui sa teed kas kehakooriaid või teed endale ise kehavõiet on ju, et mul meeldib panna asju kokku seda, et ma tean, et ma saan neid võin ka süüa. Kõik, mis mu keha peale sobib, sobib mul ka süüa. Siis ma tean, et ta on õige. No vot, ongi. Et siin ka mina võtan täpselt selle sama moto, et ka meie tootmisel on ilusasti selline asi kodulehel ka kirjas, et kõik, mis sünnib süüa, sünnib ka nahale panna ja vastupidi kindlasti mitte. Nii et ma just seda östrogeeni teemat ka puudutasin ja vaata, sina kui siis nahahoolduse õppejõud kindlasti ka toetad seda momenti, et nahk on meie kõige suurem organ
ja kõik, mis see peale paneb, ta teeb niimoodi limpsti ja seal läheb otse vereringesse, nii et seal ei ole mitte mingisugust magu ja soolhapet ja ma ei tea, mida seal filtrit vahel, kõik läheb otse vereringesse. Vot. Nii, aga siis meil jääb veel üks teema ära rääkida ja see on detoks. Nii, ja siis me hakkame ilmselt tänaseks ka otsi kokku tõmbama ja detoksi poole pealt, vaat see on nüüd jälle, et miks ma selle sõna selle eetri teemasse sisse tõin, sest kui lümfihäired on olemas, siis detoks sinu kehas ka aitab. Ja räägi sina nüüd, ole hea, kuidas naised võiksid kodus ise endale ära diagnoosida, kas nende lümfiringe on korras või vajab kaasaaitamist? Noh, eks ta kõige lihtsam on see, et kui sa ikkagi avastad, et sul on jalad turses, on ju, valutavad, väsinud oled, on ju, siis see võib olla see, kui sa avastad, sul lihtsalt tekivad tursed. Et muidugi naistel on ka näiteks päevade ajal tekivad alakõhus, et kui meil kõik kõht on seest, on ju niikuinii turses, on ju, siis meil tekivad. Aga osad on lihtsalt, et detoks on see, et ongi üleliigsed jääkained ju, mis tuleks ikkagi välja saada, et need ei kuhjuks, ei koguneks meil. Kõik tuleb välja saada. Ja vot siin tulebki jälle sellest nõiaringist, et kusagilt tuleb alustada, et kui sa hakkad stimuleerima näiteks sellist asja nagu jääkainete väilutamine, kui sa hakkad stimuleerima maksapuhastust, ma ei saa ilma selle märgita sõnast maksapuhastust rääkida, on ju, aga jällegi maksapuhastusest on eeter olnud, vaata YouTube'i kanalit, seal ma olen selle ära seletanud, miks nii on. Mul on näpud kohvised. ja vot seal nüüd tulebki nagu pihta saada, et kui su väilutussüsteem on OK, siis anna minna, tee mida iganes. Nüüd hakkavad vaikselt juba rohelised igasugused tutid ka tulema, ma mõtlen taimi sealt lume alt välja, et need on hästi vinged asjad, millega keha puhastada, kõik ristikõielised. Nii et otsi kõik need kaalikad ja kapsad ja muud asjad ja tee endale rohkem rohelist toitu, arvestades seda, et me ikkagi oleme siin pool aastat üldse ilma värsketa olnud, nii et see on see koht. Aga jah, väilutussüsteemiga, et ma ikka selle pressoteraapia juurde sihin vaikselt oma jutuga. Et mida me saaksime siis ära teha, et kui nüüd olemegi avastanud, et et ongi sokirandid ja ongi turse ja minul on siin kõik, ma ei tea, suured detoks-vahendid kõik kokku kuhjatud, et mida ma siis ennem peaksin tegema? Et ütleme selle sama, et ükstapuha, kas siis on, kui on lümfisüsteem on iseenesest terve, et ei ole mingisugust operatsiooni või mingit sellist asja ei olnud, on ju. Et siis on aeg-ajalt lihtsalt, ütleme, seda lümfimassaaži teha või siis tõesti see pressoteraapia, et mis on mul endale... Oota ära hiilinud teemale, räägi see pressoteraapia ära, sest mina olen sellest täiesti ahvivaimustuses. Ja see ongi see, et sina said selle ära proovida, on ju. Et muidu ma teen käsitsi sellist massaaži, lümfimassaaži. Aga millest ma kõigest ilma ei läinud, tulin vara ära tartu. Aga ma ei saa nii ilusti kõike ümbert kätte võtta, et seda kõik edasi lükata, et siis on aparaadid. Aparaadid on väga head vahendid, kui oskad neid õieti kasutada. Neid tuleb osata kasutada. Et ühesõnaga ta on jah, selline aparaatne, et Riina oli panime teda pükstesse, et hakkabki ta jäljendab lümfimassaaži, hakkab alt varvastest pihta, 7 kambriga, järjest kambrid täituvad rõhuga ja jõuab ülesse välja, laseb jälle natuke järgi ja niimoodi ta lükkab kõik need kudede vahelt selle vedeliku kõik liikuma ülesse välja. Et meil endal pole midagi muud kui üldiselt ülakeha natuke aidata kaasa, et see ka jõuaks seda kõike läbi töödelda, need lümfisõlmed ja need, mis üles aetakse. Et see aitab küll sellist ja selluliidil on selline väga hea, et ta on selle ühtlane surve igalt poolt. Ehk siis selle teema kokkuvõtteks ma äkki soovitaksingi, et no ma ei tea, kuula see eeter ära, kui sa tahad, et YouTube'is on see ilusasti olemas, ma mõtlen kuulaja
ja ma ei tea, mina pakin varsti küll asjad ja mina sõidan Pärnusse ja ilmselt lähen Anneli juurde ja pärast veel jõlgun Haapsalus, seal on veel üks teine tubli naine, kes meil ka seal Pärnu koolitusel oli, Ülle. Hea olla, tuba on tal seal. Nii et kui tahad konkreetselt ikkagi puhastusega tegeleda, siis jälle käsitleme seda holistiliselt ehk tervikuna. Kui väilutussüsteem ei tööta, ära aja sinna veel rohkem asju peale, on ju. Ja kui sa tahad korralikult väilutada, siis hoolitse no see järjepidevus jälle, no ma ei või, on ju. No tuleb jälle see sõna sisse, on ju. Kõige lihtsam, millega me saame, ongi see kuhi varjamine. See on kõige lihtsam. See võtab hommikul sul ainult mingi mõned minutid aega. Ja kui sa lihtsalt harjutad endale elustiili juurde selle sisse, et hommikul käid duši all ära, kuivad ära ja siis teed harjamise, pärast paned kreemi peale. No vot, see lõhnab selle järgi, et nüüd tuleb jälle siin 21 päeva challenge koos selle kuivarjamisega teha. Et ma ei tea, Arelin, sina alusta, sina oled meil aktivist ja sina hõiska see välja ja hakkame harjama ennast just. Ja küll me pärast need auhinnad ka välja mõtleme. Aga ma korraks siia ütlen, et Arelin, see küsimus, mis sa mulle privaatselt saatsid, ma arvan, et ma saadan selle hoopis Annelile edasi. See on küllaltki individuaalne asi ja ma arvan, et ma ei oskagi sulle kohe niimoodi lambist vastata või ütleme puusalt tulistades. Ja ma arvan, et Anneli, kui vastab sulle, siis ta tahab ka kindlasti eraldi võib-olla veel ka midagi lisaks küsida, et see on see koht. Ma enne nagu nägin, vist oli mingisugune, kas oli mingi lõikus ja... Tead, see on üks lausa mulle otse saadetud küsimus, aga ma edastan selle sulle, sest see on küllaltki komplitseeritud teema ja ma arvan, et see vajab ka sellist võib-olla ka natuke lisainfot ka inimese kohta. Et selle me jätame praegu kõrvale. Korra tuli siin veel, ma märkasin sellist küsimust, tänapäeval oleme sunnitud palju kasutama desoaineid, kuhu ja kuidas need imenduvad meie kehas. Noh, me siin just enne rääkisime, et naha kaudu vereringesse, aga kõige hullem on see, et enamus desoained on tehtud kas alkoholi põhjal või tont teab millise etanoli põhjal ja nemad on lenduvad ja need saab paganamas hingad endale sisse ja sealt ta lähevad ulmekiirusega vereringesse. Nii et jällegi mina olen hästi, siin just tegime ühte mõnusat töötuba, kus ma lasin inimestele enda tehtud desoained käte peale ja siis ka natukene niimoodi siia selle hingamisteede piirkonda, mitte nüüd otse ninna, aga ma olen seda ka töötubades rääkinud, et minul üks allergikute lasteaed ostabki nelgiõli ja nemad teevad kõik desoained nelgiõli baasil. Ja selles mõttes neilk on vägev, neilk on vinge, vanasti kasutati seda tohutult ka stomatoloogias ja hambaarstid, kes veel mäletab nõukaajast, kui juure seda sammust põhja seal tehti, siis seda mekki oli sul veel pool päeva seal suus, just. Aga mine ja tee endale looduslikud desoained, kõike on võimalikult loodusvahendites teha, meil on soodat, meil on sidrunapet, meil on nelgiõli, meil on igasuguseid muid asju, nii et minu meelest ma olen seda ka mõnes eetris käsitlenud, kui vaja, teeme uuesti. Et mina olen ikkagi seda poolt ja seda meelt, veel kord, kui ei sünni süüa, ei lähe, mitte kuskile ei lähe, et isegi kui väga tahaks, siis lihtsalt ei kasuta. Ja olen ka keeldunud mõnes kohas, kus pakuti, siin esimese koroonalaine aeg oli see nagu hullumeelsus täiesti, siis mina palusin seda minu juuresolekul mitte kasutada, kas või sellised. Aga tõmbame otsad kokku. Me tahtsime pool tundi rääkida, aga nüüd olemegi juba varsti siin tund aega eetris olnud. 2 pool, nagu sa ütlesid mulle enne. 2 pool, nagu ma ütlesin, ja õigemini, mis nagu sina kuulsid, on ju. Et need asjad on lahedad. Ma arvan, et töötubasid me teeme, kutsume Annelit kindlasti kohale. Suvelaagrisse ma juba sain sinu sõna, küll me need kuupäevad ka paika loksutame. Aga mis ma tahtsin veel siia lisada, et me keha on tõesti või ütleme, inimene ongi holistiline ja terviküksus ja ma võin ükspäev rääkida võib-olla mõnes töötoas, võib-olla natukene privaatsemas seltskonnas ka lümfihäirete psühhosomaatikast. See on hästi valus teema ja see on hästi, kuidas ma nüüd ütlen,
ma ei saa nüüd öelda, et ka tselluliidil on psühhosomaatiline põhjus, ma arvan, et ta on pigem tagajärg. Aga see on see koht, kus kogu see puhastus tegelikult hakkab sealt peast pihta. Et siin meil oli hästi tore grupp 21 päeva challenge, kus tegelikult naised jõudsid enamuses sinna, et see enda armastamine, see 3 minuti leidmine hommikul seal seda duši all kuivharjamist või mida iganes protseduuri enda jaoks tegemine. Issand, see oli nii raske. Et see, miks sa ennast tahaplaanile sätid, see, miks sa endale seda aega ei anna, miks sa jätad ennast sinna viimasesse, ma ei tea, Tuhka-Triinu või ütleme viimasesse järjekorda ja Tuhka-Triinu rolli. Vot see on see koht, kus võib-olla see valukoht läbi käia ja endale selgeks teha, miks sa ennast ei hinda. Et jällegi, me siin teeme üsna varsti seda naiste retriiti, vaata, ole hea, sai hommikul just see postitus ka üles pandud, et pane siiski need asjad kokku ja sama teema, et kui need kamprilised õlid sulle ikkagi peale ei läinud, kui sa nüüd jõudsid nad vahepeal läbi nuusutada ja järjepidevusega on pahasti. Jaa, no ma ei tea, mina olen küll enese suur armastaja, aga ma hakkan ka vaatama seda järjepidevuse momenti just, et miks see minu hari, õigemini mul on kinnas, mul on see kinnas, mida sa näitasid pampuskiust. Miks see sindrinahk seal kapis on, mitte ei ole seal dušinurga peal lootel hommikuti. See on mõttekoht. Jah, see on nüüd selline vähi, millega me saame ennast hakata kohe hommikul turgutama, sest ta paneb ju kohe sulle vereringe liikuma ilusti, sa saad nahale hea jume juba, selline, sa ärkadki üles, see on see viimane see äratusmoment veel. Ja kõik toimib ka ja nii on. Järjepidevalt teha siis. Nii et kes on huviline, siis 18–20 märts on meil naiste retriit, et sinna on 4 kohta veel vaba. Suvise laagri osas info siis tulekul, nii et igal juhul on ta selle praktilise aromiteraapia süvakursuse raames. No kes siis on valmis ka kohvrit pakkima, hakkame siis Anneli poole minema, et ma loodan, et teil on seal vabu kohti. Ma arvan küll. Ja vabu aegu. Ma arvan küll, et on. Ja otsime siis... Alati võib mulle kirjutada, kui tekkis praegu kellele ei saanud vastust, et Messengeris kirjutage, ma vastan kindlasti. Ja kes Pärnu inimene, see võib mind üles otsida Seetri 6 Mediplussist. Ja, seal on hästi vinged püksid, need pressoteraapia püksid, nii et otsige see koht üles. Ja need, kes olid Pärnu kehatoas, töötoas, nendel ongi varsti sinu juurde kõigil asja, sest et need diplomid liiguvad sinu poole ja veel mõningased tellimused, nii et suur pakk läheb siis homme hommikul kulleriga minema. Ja mis siis muud? Suur tänu sulle, Anneli. Ma usun, et oli põnev ja ma arvan, et nüüd siit alles need teemad hakkavadki hoopis lahti kooruma. Nii et neid jutte me võimegi jääda siin tundide viisi. 2,5 tundi on miinimum, mis me võiksime järgmine kord planeerida. No nii, aga imelist aega kõikidele. Aitäh sulle veel kord. Aitäh teile, kes te tulite ja küsisite ja mõned küsimused siis tõepoolest, et mina edastan ise Annelile ja te võite ka Annelile kirjutada nii, et haarame härjal sabast või sarvist õigemini ja no ega see rannahooaeg tuleb see aasta jälle, on ju? No nii, imelist aega ja kohtumiseni! Kohtumiseni!